Karel Kutsar, sul oli päris tõsine 2 nädalat Läti Vabariigis, et kuidas need 2 sõiduvõitu tulid? Jah, tööd oli palju selles mõttes, et esimene etapp oli palavus kõva ja füüsilist oli väga raske. Aga suutsin ikkagi 12 kohta saada, et kokkuvõttes olin teine esimene etapp, siis kõik algas väga positiivselt, et andis teiseks etapiks suured lootused ja et püsin ikkagi kõrges mängus. Teine etapp oli mul kõige parem, et kokkuvõttes võitsin, et sõitudes olin 2-1 ja mida rohkem edasi, seda paremini kõik see enesekindlus, kõik tuli rohkem juurde ja ütleme, et positiivne päev oli tookord. Kolmas etapp, eks see käib alati punase plaadiga koos, et esimene sõit oli ikkagi tahtmine suurem kui algul oskused, et natukene keerasin kummuli mitu korda ja tähendas mulle hästi palju tööd, et tagant ette tulla. Ja teine sõit siis oligi see, et suutsin ennast hoida nii palju vaos, et mitte hakata nerveerima ja sõidu lõpuks tõigi mulle sõiduvõidu, et see oli väga positiivne. Kus tase praegu üldse seal sarjas on õppelis? Ütleme, et tase on alati igal pool kõva, et tipp on esiotsa tab alati kõvasti. Ütleme, Toomas Matšuk sai ka väga hästi esinenud Läti meistrivõistlustel, kus ta oli väga kiire ja ei saa öelda, et nõrk tase seal oleks. Ja Kim Savasti, kes on Soome meister hetkel ja suutsin olla tol momendil kiirem ja eks näis 3 etappi on minna veel, et kuidas läheb. Kas ütleme nendest head ja stabiilsed tulemused taga ongi see, et esimene etapp on tõesti? Eks mingil määral ikka natuke, et kui alati hästi läheb, siis on enesekindlus on alati suurem ja teeb sõitu nagu paremaks. Et minul vähemalt on niimoodi, et võib-olla oli mingi võti seal sees. Aga vaata, nüüd 3 sõitu oli keegutuses, et kui palju need rajad omavahel erinevad, palju seda rajaorganisaatorite rada muuts vahel? Ütleme, esimesed 2 etappi rajakuju oli iseenesest samasugune, et lihtsalt elemendid ainult erinesid. Mõnda elementi aeti suuremaks ja mõnda väiksemaks. Kolmas etapp juba oli natukene hüppeelemente ja rajakuju oli ka natuke teistmoodi. Isiklikult mulle võib-olla kõige rohkem meeldiski teise etapi rada. Et see vana profiil ja kõik see oli nagu minule parem. Et viimane etapp oli rada aeglasem ja rohkem nikerdamist. Et ei istunud nii palju kui teine etapp. No see hooaeg üldse selline omapärane ja selles mõttes kalenderit on muudetud edasi-tagasi. Põhimõtteliselt sul on praegu hetkel ainult 1 etapp jäänud. Nüüd tuli uus kalender välja, nüüd tuli välja, et 3 etappi on jäänud. Trentinos on 1. novembril on esimene etapp ja siis iga sealt samamoodi edasi nagu keegumis. Et nüüd 3 etappi peaks ikkagi juba toimuma. Aga õnneks siin on aeg, eks näis, mis siin toimuma hakkab ja mis siin üldse on. Ja olen nende radadel enne sõit ka? Trentino rajal on ikka ja varem olen sõitnud. Nii MM-i kui Euroopat käid ja kõik. Et rada on tuttav. Aga kuidas rada on? Meeldib või meeldib? No kõva rada, ütleme nii, et saame hakkama, elu hullu. Nüüd Eesti meistrivõistlused seal võistleb tegelikult ju 2 klassis. Kas on trenni mõttes või mis selline idee tuli hooaja alguses? Hooaja alguses oli mul üldse plaan sõita 250 Euroopa meistrivõistlused, aga kuna tuli koroonaaeg ja see ei lasknud nagu Euroopas rohkem võistelda, siis otsustame ikkagi, et Eestis võtame trennipilliks jääme 1 kõrvale. Ja siis tuligi mõte, et sõidame 2 klassi, aga ütleme, et 2 klassi on ikka niivõrd raske, et kui palavad ilmad asjad, et füüsiliselt, et pigem nüüd täna otsustasime, et teeme ainult 1 klassi ja üritame korralikult asja teha. Millega sa muidu päevast päeva tegeled? Päevast päeva ma treenin. Eks füüsist ikka on toonuses ja kui vajad, aitan teisi ja teen natuke tööd. Mis tööd teed? No oleneb, mis vaja teha on. Kõik teen ära. Ühesõnaga ikkagi päris profisportlane ei ole või oled? No ikkagi ütleme, et olen ikka profisportlane pigem, et lihtsalt, et kuskilt on vaja taskuraha ka teenida ikkagi, et niisama tasud asjad ei tule ja praegu on võistluse õnneks asju, et on võimalik midagi taskuraha teenida. Siin Eesti meistrivõistlustel on ka natukene, kui hea tulemus tuleb, et veidikene liha teenida, kas või bensiiniraha tagasi saada. Jah, täpselt. Aga lihtsalt koroona ajal tegin mingit muid tööotsi asju, et kuidagi ellu jääda. Nii on. Ja mis ütleme nüüd, kui koroonaaeg nüüd läbi saab, mis järgmise aasta plaan on? Hetkel ei olegi nii kaugele mõelnud, et vaatame siin jooksvalt, kuidas kõik läheb ja
mis siin üldse elu toob ja kus siin sponsorite lastel kõik seisud on. Ei rutta ette asjadest. See aasta siis võimalikult hea tulemus Eestis ja loodetavasti siis Euroopas kindlasti. Jah, eks põhieesmärk ongi see, et üritada praegu head tulemused teha ja siis vaatame edasi. Aga edu kohal täna Tihemetsas ja Itaalias. Jah, aitäh!